Hei, meie oleme Eesti Folkloorinõukogu noortekoda ning valmistame teile täna vanaemade retsepte. Mina olen Helena. Ja mina olen Robin. Et tähistada ülestõusmispühasid, oleme otsustanud teile siis täna valmistada sõrnikuid. Aga võite mõelda, miks just sõrnikuid? Eesti pärimuses on siis tihtipeale ülestõusmispühadel valmistatud kohupiimatooteid või teisi piimatooteid. Ning tihtipeale üks peamisi roogas, mida valmistatakse hommikuti, on just sõrnikud selle toreda tähtpäeva puhul. Seega, mis on meil siis ometi siin täna toodud, et sõrnikuid valmistada? Nii, koostised on tegelikkuses väga lihtsad. Meil on siin lahja kohupiim, siis suhkur, üks muna, praadimiseks kasutame võid, siis meil endal on siin vaniljaekstrakt, aga saab kasutada lihtsalt vaniljasuhkrut, kõige tavalisem nisujahu ning natuke piima. Ja nüüd hakkame siis pihta! Nii, esmalt on meil vaja siis pakk kohupiima, mille paneme siia kausi sisse. Kogu taina võib teha valmis ühes kausis. Järgmisena peaksime lisama siis detsiliiter jahu. Selle jaoks valame mõõtanumasse natukene jahu. Soovitatav oleks siis näiteks panna nisujahu, sest see aitab just eriti sõrnikutel kerkida, võrreldes näiteks mõne teise jahuga. Nii, suhkrut on meil vaja siis pool detsiliitrit. Siis saad mõnusad magusad. Nii. Järgmisena, mida kindlasti oleks ühe sõrnikul vaja, on natukene piima. Seega, valage seda ka julgelt juurde. Nii, ja järgmisena on meil siis üks muna vaja lisada. Ning ma arvan, et kõige lõpetuseks me peaksime vist lisama natukene vaniljaekstrakti. Jah, see annab nagu selle vürtsi sinna. Ma arvan, et sellest liisa. Nii, ja mis siis ikka? Hakkame segama. Olenevalt ainest meil jäi siin natuke vedelse praegu, et siis saab lihtsalt jahu lisada. Pole mingit muret siin. Umbes nii. Mis sa arvad? Päris hea, proovi ka. Läksime vaniljaekstraktiga ei pea koonerdama. Väga hästi on välja tulnud. Nõus. Ning viimaks ongi aeg hakata küpsetama. Selleks paneme panni siia peale ja õli asemel kasutame hoopis võid. Mina soovitan kasutada ära ka jäägid, sest miks mitte. Nii, nüüd kus või on ilusti siin ära ütleselt laustud, võime lisada meie sõrnikutaina. Õige särin tuli. Lõhnab nii hästi. Kohugi. Laseme natuke siin olla. Laseme veidikene jah olla. Laseme mõnusalt sealt alt tahenevad ära, siis saame need ümber keerata. Kui juba kahtlustad, et sõrnik on valmis, siis võite korra ümber keerata, vaadata, kas mõlemalt poolt on hästi. Ja siis taldrikule. Tõin siin ka tegelikkuses peale panemiseks kodust õunamoosi, nii et saate süüa moosi, mee, kõigega, mis kutsub. Niisiis, see oli meie maitsev lihavõtte hommikusöögi retsept. Seega, proovige kindlasti!